Tere, mina olen ajakirjanik Neeme Raud ja näitan teile, kuidas töötab meedia nõiaköök. Täna koostame tervislikku meediamenüüd ja kõige tähtsam on jälgida, millistest osadest see kokku panna. Oma infonälja kustutamiseks on laias laastus viilutatuna 3 tüüpi kanaleid. Kõigepealt traditsiooniline ajakirjandus. Ajakirjandust iseloomustab see, et jälgitakse kindlaid reegleid, näiteks ajakirjanduseetikat või eneseregulatsiooni nõudeid. No see siin lõhnab hästi. Ehkki ka ajakirjandust süüdistatakse mõnikord kallutatuses ja vahel ka valetamises, on neid võimalik korrale kutsuda. Näiteks saab ajakirjanduse eksimustest teada anda erialaühingutesse ja nõuda väljaannetelt korrektse info avaldamist. Paljudele internetiväljaannetele sellised välised nõuded ei kehti. Näiteks huvigruppide portaalid, erinevad blogid, teemaveebid. Nende kanalite standardid sõltuvad peamiselt tegijate endi eetilistest normidest. Reeglina võib neid usaldada ja neis kirjutatu vastab tõele. Teinekord võib aga mõnede veebilehtede sisu olla üsna kallutatud ja suisa jama. Ja siis sotsiaalmeedia. Selle sisu võib kokku segada meist igaüks. Siin ei kehti info tõesusele eriti mingid reeglid. Läbisegi on nii tõde kui ka libainfo, aus ajakirjandus ning sisuturundus, nagu ühepaja toit. Kõiki neid meediatüüpe võib tarbida kas või 5 peotäit päevas. Mida suurem on su meediamenüü, seda laiem on su silmaring. Aga pea meeles, kõik need kanalid ei ole võrdse usaldusväärsusega.